Tervitus sulle, kes sa elad maapealses põrgus. Nii nagu me kõik. Meil on viimastel päevadel olnud võimalus olla tänulik ja õnnelik selle eest, mis meil on. Hispaania, Portugal, törts Prantsusmaad ja siit-sealt nipet-näpet veel on olnud ilma elektrita ja saanud teada, kui abituks me oleme ennast lasknud tsiviliseerida. Nüüd vaieldakse, kas tegemist on sünkroniseerimata elektrivõrguga või erakordselt aktiivse päikesega, mis põhjustas paar päeva tagasi minu kodukohal keset päeva pärlmutterpilved. Või on tegemist küberrünnakuga või on tegemist või. Nii on. Meie tänane materjal maapealsest põrgust pärineb autorilt Tiina Raud. Hästi meeldiv toimetamise võimalus. Me korrastame teksti ja teiseks siis arutleme, mis on sinu meelest tegelikult põrgu ja paradiis. Ühtlasi me tänasel päeval tänu gümnasist Katriinile saime teada, mis kõik on ajaloos siin maapealses põrgus täna juhtunud. Jeanne d'Arc on sellepärast seina peal, et täna just algas tema ärakütmine, mis jõudis siis homme lõpule. Kes mäletab eelmisi kehastumisi, tõenäoliselt teab, et seda on juhtunud minul 2 korda. Siis Katriin Erm kirjutas, mis on täna veel juhtunud. Täna on tantsimise päev, tõmblukupäev. Täna on siis Jeanne d'Arci päev. Siis on täna see imeline päev, kui abiellusid punkris Hitler ja Eva Braun ja samal päeval nad siis surid ka. Ise on ju, otsustasid nii romantiline, ma ei või. Katriini tekst, mille tõttu ma väga loodan, et ta loob lähiajal oma koduka, kus saab selliseid maiuspalasid noppida, lõpeb sellise lausega, et on 2025. aasta 29. aprill. Unustage tavaline teisipäev. See on peapäev või hea päev, loe kuidas tahad, kus ajalugu tantsib unistustega ja isegi tõmblukud võivad üllatada. Täna on kõik valmis, võimalik, olge valmis. Ja mille kirjutas meile valmis Tiina Raud. Fjodor Dostojevski, vene kirjanik, geenius. Vaatamata Eesti-Vene suhetele ikkagi lavastatakse sageli Eesti teatrites nagu ka Bulgakovit. Maapealne põrgu on inimese võimetus armastada, vastab tõele. Me aina tingime, planeerime, nõuame, tahame veel ja veel, aga see tähendab, et kogu aeg on ju miski puudu. Kui teed haiget, nii, kellegile, never, pane oma nimi asemele, juba saad aru. Minu nime puhul, kuidas näeks välja, kui on untsusvorm kellegile, siis minu nimega oleks see Katikile, ei tööta. Ja me vahetame ära kellelegi 2 viimast silpi, kui teed haiget kellelegi, Katilegi. Heale südamele, enne seda koma ei ole vaja, kellelegi heale südamele
ja teist koma ei ole ka vaja, see ei ole kiil, see on täiesti sujuv lihtlause. Kui teed haiget kellelegi heale südamele, ei ole reaktsioon alati vahetu ega ilm selge. Selle selge ilmaga on ülihea teile nüüd näidata, kui oluline eesti keeles on kokku lahku. Sest kui sul on ilm selge, siis päike paistab. Aga kokku kirjutatud ilmselge on очевидно. Ja see ongi praegu siin. Kirjutame kokku ilmselge. Nad ei karju, ei esita süüdistusi ja ei korralda stseene. Nad on need inimesed, kes kannavad oma valu vaikselt. Nii, nüüd on sõrmed läinud sõlme. Klaviatuuril S ja L. Üks on üleüldse vasaku käeklahv, teine on parema käeklahv. Kuidagi on kiirustades tahtes öelda kõik ära. Läinud sõrmed sõlme, siin on tegelikult silmas peetud lastes. Vot nii. Kannavad oma valu vaikselt lastes sellel endasse settida nagu varju. Koma ei ole vaja. Näidates on juhtunud üks tore lugu. Siin on T ja D mõlemad olemas, aga tagurpidi, vastupidi, tõstame ümber. Näidates. Endasse settida nagu varju, näidates ilma komata, samas siiski lahkust ja kaastunnet kõigile ümbritsevale. Kõigile on mitmus. Ümbritsevale on ainsus. Otsustame ära, kas on ainsus või mitmus. Lihtsam on parandada kõigele ümbritsevale. See on peaaegu, koma ei ole. See on peaaegu nagu jätkaksid, nagu midagi poleks muutunud. Päris vahva lause. Ta on kummaline, ta on mõistatuslik ja sellest tema võlu ongi. Kuid sügaval sisimas siiski muutub. See koma, kuidas nad sind kunagi usaldasid ja väärtustasid. Aha, koma on, aga pärast koma on tühik ka. Kuidas nad on küll mitmus, aga siin kohas sõna on hakkab. Ehk siis see, kuidas nad sind kunagi usaldasid ja väärtustasid, hakkab erodeerima. Koma järel tühik, mitte läbi ühegi dramaatilise sündmuse, vaid ees õige koma, aga tühik ka pärast koma, vaid aeglase. Nüüd on ikka tühik pärast koma, aeglase vaikse arusaamise, et nende usaldus on katkenud. Me tavaliselt ütleme, et usaldus on kas siis kuritarvitatud või kadunud, aga see katkenud on siin tore, ta on mõnusalt poeetiline, las jääb. Erodeerimine, teate küll, on hõõrumine, ärakulumine, pinnase erosioon juhtub, teate ju siis, kui siin kõrval Tiina Türgi klassis jutustatakse, et miski hõõrub, lumi hõõrub, kivid hõõruvad, vihm hõõrub ja ühel hetkel sõidab minema. Täpselt see erosioon usaldusega juhtubki. Nii, nad hakkavad distantseeruma. Tühik on pärast, mitte enne koma, mitte vihast või kättemaksust, vaid tühik lihtsalt seetõttu, et ees oleva koma järel ikka tühik sutsti, vaid lihtsalt seetõttu, et on aktsepteerinud valusa tõe. Nüüd meil on selles lauses et mitu etti. Saame väga lihtsa nipiga selle probleemi lahendada,
aktsepteerinud valusa tõe, koolon, selle koma asemel koolon, et maha. Ja me saame väga hästi korda, valusa tõe, koolon, nad ei saa enam anda sama armastust ja usaldust, mida nad kunagi tegid. Ja. No ja, need on inimesed, kes on armastanud sind ilma reservatsioonideta. Me nimetame eesti keeles seda tingimusteta armastuseks, aga las siin jääb nii nagu on. Kes on andnud sulle oma aega. Nüüd me tõmbame need 2 üleliigset omat maha, sest see läheb liiga omatamiseks. Oma aega, energiat ja südame. Ilma 2 liigse omata läheb sujuvamaks, rütmilisemaks lause. Kui seda usaldust reedetakse, ei paisu see kaosesse. Silmas on peetud selles tekstis, see ei paisu kaosesse. Silmas on peetud seda, et ei toimu mingisugust maailma lõppu, plahvatust ega varingut. Me teeme sellest eestikeelse väljendi, kui usaldust reedetakse, ei toimu plahvatust. Just nii lihtne ongi. See lihtsalt ei toimu plahvatust, see lihtsalt hääbub. Me asendame koma mõttekriipsuga. See on just täpselt mõttekriipsu hetk, kus sa saad pikema hingetõmbe pausi. See lihtsalt hääbub vaikselt ja paratamatult, sest nad teavad, tühik on pärast koma, et nad ei saa ohverdada oma sisemist rahu kellegi eest, kes ei suuda neid väärtustada nii, nagu nad seda väärivad. Me tõmbame maha sõna seda. See on inglise keele pärane, eesti keele moodi on väärtustada nii, nagu nad väärivad. Väga hästi. Nad võivad olla veel lahked, pärast koma tühik. Nad võivad olla veel kaastundlikud. Tühik on pärast koma. Kuid nad ei vaata sind enam kunagi samamoodi. Ühendus pole enam endine. Kellegi sellise kaotus ei ole jäänud midagi, vaid miski, parem vorm. Kellegi sellise kaotus ei ole miski. Pärast koma tühik, mida saab tagasi võtta, see on pöördumatu muutus. Kui nad on läinud, pärast koma tühik, enne mitte. Kui nad on läinud, ei ole kerge enam täita. Kui nad on läinud, ei ole kerge teda asendada. Peetakse silmas seda, et kui sa helge, armastava hinge reedad, tühistad, purustad, nagu oleks sulle visatud pärl sea ette, sa ei saa tagasi ei seda inimest ega tema asemele kedagi teist. Seega, kui sinu elus on selline inimene, siis hoia teda. Me tõmbame siit üldse maha sõna hinda. Sellel on lihtne põhjus. Hindamine on mitmetähenduslik sõna eesti keeles. Üks on siis tipa value ehk siis hinda. Just selles mõttes, et hoia teda kõrges hinnas. Aga me oleme selle sõna ära rikkunud, sest me hindame, sildistame, raamistame, me paneme üksteisele hindeid ja meie hindamatus on saanud kõvasti kannatada ja sellepärast see hinda sõna
läheb siit toredasti ära, et ta otsekohe toob meile silma ette selle, et noh, mis sa paned talle 4 või 5 või 3 veenitab välja vää. Ei lähe, tõmbame maha. Järgmise lause, viimase lause alguses sõna, sest alguses ei ole vaja. Lause algab nende. Nende usaldus sinu vastu on purustatud. Pole enam tagasiteed. Nad kõnnivad minema. Nad teist korda tõmbame maha. Ehk siis viimane kahelauseline väike kokkuvõtte lõik on imeline, mis juhtub, kui sa ei ole suuteline armastama, kui sa oled tühi, kui sa hindad, sildistad, tarbid inimesi, saavutad sa selle, et need, kes sinu elus olid, kes sulle kõike pakkusid, võimaldasid, jagasid, nende usaldus sinu vastu on purustatud, pole enam tagasiteed. Nad kõnnivad minema ja ei vaata tagasi. Igal ühel tuleb kohe assotsiatsioon. Mina konkreetselt läksin täitsa tigedaks praegu, sest ma näen sellist pärlit sigades fenomeni iga päev. Meil Tom Valsbergiga on suisa lausa väljend, ka välja siitutud pärl on pärl. Tema eriti. Niisiis au Jeanne d'Arcile. Meiesugused ei põle. Kohtumiseni!